kord kuulsin mitte kohalikelt, vaid ümberkaudsete kullade elanikelt, et Žõtomõr on suur kulla. Kulla on tõesti suur. Ma määratlesin vajaliku inimesega kohtumise tõenäosuse reegliga mõelge inimesele ja kohtuge temaga kohe või mõelge tema peale ja tahate temaga kohtuda nii palju kui soovite ja siis kogemata ei kohtu temaga aastaid. Mulle meeldis linna juures, kui erinevad toimetused veel tegutsesid see, et nad olid kaastolistele täiesti avatud. Nende uksed olid alati avatud neile, kel oli midagi jagada elust linnas, kust nad ise käinud polnud. Kui ma ei eksi, siis mu isa kuritarvitas ka seda avatud ust. Ta kirjutas kohalikest koskedest ja kassidest ning must. Nähtus, mida on täheldatud vähemalt viimased 10 aastat, on majade soojustamine pidevalt kõikjal. Olen lihtsalt üllatunud, et kõik majad pole veel soojustatud. Magiroonia, kaljuronia on väga asjakohane elukutse. Kunagi ei tea ette, milline eriala on tõeliselt asjakohane. Linnas on palju autosid, neid on erinevaid, mõni on väga vana ja odav, mõni on muljetavaldavalt kallis ja elitne. Isiklikult on minu ökoloogiline seisukoht seda nähtust ohjeldada. Kord, kuigi mitte Žõtomõris, sõitsin ma taksoga ja taksojuht kommenteeris, nad ostsid neid purgid, seda oli juhilt ootamatu kuulda. Linnas käib praegu aktiivne ehitus, kuigi mulle teadaoleva statistika järgi on seda vähem kui paljudest teistest linnadest. Kõrgetel kraanidel lehvivad Ukraina lipud. Linnahalli lähedal on praegu rohkem ruumi kurbusele kui rõõmule. Alates 14 aastast Ukraina kaitsjate taga. Ja lillepenrad on tapilised sajalilledega. Tahked sajalilled lõhnavad, säravad, kuid kurvad lilled.